Madis Lai samuti on täna kohal. See on siis, kui 1000 Estonia tuli välja, see oli Estonia 20. Seal näete, on Aksel Tali, on Henri Saar ja Tarmo Esop, kes tahtis ka väga tulla, aga tervis ei võimaldanud. Ja veel autoremondist, kuidas elu käis, üks väikene lugu sellest ajast. Spetsfaasis meil Kosepebuga hukkusid 2 autot Kiievis. Siis oli vaja kindlasti midagi asenduseks saada ja tookord jagad seda kõike üleliiduline Alma Vüü ja siis oli autoremont, sai toota plaaniväliseid iga kvartal. Ja siis Tallinna Spetsautobaas ostis autoremondil 2 treipinki E20, millega siis saime meie oma spordikarjääri jätkata. Selline seit minevikust, aga siis jah, need noored. Mardana tunnistab siin teatud fakte ühes. Ja, Mait, sinu võistleja karjäär hakkas ka üsna hilises eas, kui sa mulle rääkisid? Jah, ma alustasin üsna hilja, siis kui enamus lõpetab, oli 35, kui ma esimest korda vormeli rooli istusin. See oli siis Kirovi Karuli korpoosis, kus loodi klubi Neptun. Nii suuri tulemusi on muidugi olnud nagu nendel suurmeistritel, aga õnnestus siiski palju medalikohti korjata siis 85. kui me hakkasime koos Ilma Pardasega organiseerima Tallinn saab võidusõitu, siis juba rajal võistlemine jäi hõredamaks, aga ikkagi kuni 89-ndani sain veel võistelda ja mõned medalid korjata. Ma nüüd küsin Ilmarit, mis sa seal täpsemalt maha kandsid? Ühe nendest treipinkidest, kui ma olin laujuhataja, üks oli minu arv, siis ma olin sunnitud selle maha panna, kuna Sorbo käis aeg-ajalt sees kontrollinud, kus treipink on. Ja mida sellega veel teha saaks? Sellega said teha mingid muid tööriiste veel? See ei ole kõige markantsem, minule ostati vormel talletist ja saatelehel oli komplekt Varvosi traktorile Belarus B53 või 2 või mis ta iganes oli. Ma natuke teen väikse deviationi plaanist, meil on Erki Otsid, Erki, sul on ka Belarussidagi kogemust, kui ma ei eksi. Saad sa paari sõnaga kommenteerida või ei tohi? Kogemus see vorme, mida me sinuga vahetult tõime ja mida praegu siis Viimsis ühed kurdsate kätega mehed taastavad. Kere number on 2 ja see tuli üle niimoodi, et kui oli alanud juba suur sõda, see vormel tuli üle Ivangorodist Narvasse 30. aprilli õhtul kell 20:30 kesköösel läks piir igavesti kinni. Suht napikas. No aplaus, et ikka päästetakse ma nüüd räägiks natuke kereautodest. Viljar on su kõrval vabu kohti. Näen, et on noormehe kamadame korraks valve seisakus, aitäh. Nii, Volgad, välismaal liiguvad pildid neist samadest Ringla ja Volgadest on 24. Ja nende kohta on öeldud nõukogude NASCAR. Nõustud siukse pealkirjaga? No, NASCARist oli kasi kaugel. Aga sõitele vaja midagi, sai töötada. NASCARis ju kere ei ole, see on torud ja see on lekk on väljas selleks, et läheks automoodi välja. Volgal vastupidi, et enne kere ja siis olist torud. No ega see keres mingi isolatsiooniga midagi niisugust ei olnud. Ja oli ikka puhtaks tehtud. Sai sõidetud oma jala peal Tallinnas Kiievisse, tühjaks tehtud Volgaga ja niimoodi, et poole tee peal siis pani mingid asjad kõrvale, et see pärm oli ikka nii suur, et kõrvadel hakkas valus, sõna otsus mõttes. Sõitsid siis nii kiiresti sinna? Ei, vastupidi, oli siis nii ilmselt. Mulle rallisõitjad rääkisid, et kui nad nende VSTS-idega sõitma hakkasid, siis algust tuli enne võistlusi paar tuhat kilti põldusel, et kõik puksid õigesse jäikusesse rapuks ja ise ka harjuks auto kõik ära, et saaks aru, mis ta siis teeb, kui ta ei raputa enam, et sõit läheb õiglaseks. Volgaga oli ka nii, et kui sõita kiiresti, siis ta ei värisenud ja kui sõitsid aeglaselt, siis kõik tuli küljest ära. Ei tulnud seal midagi ülest ära.
seal pooltki küles midagi, ma arvasin. No ega see minimaalselt oli see, mis liikumiseks oli vaja, see oli. Millal sa viimati Volgaga vistlesid? Või ausalt ei mäleta. Ei mäleta. Aga tunne on, et kui istud, siis läheb välja kiiresti. Oi ei, nähti need jahipäeva mälestused, et küll sai leekida kunagi. Et rohkem ei taha? Kas tahan või ei taha, aga aeg teeb oma korrektuurid. Selle kohta öeldaks, kui korra kõigist oled mööda sõitnud, siis teist korda ei ole vaja. No ega ma ka kõigist ei saanud mööda. Osa teid ikka ette ja osa ei taha ka. Volga klass oli veel siin mõned aastad tagasi olemas, Lätis paar autot, Eestis kord muuseumis, kord rajal. Kadus ära, sest et sõitjad hakkasid vaidlema, kas paneme 4-klappilistega ringi või 3- või 2-klappilistega. Ja siis võitsid need, kellel olid uuemad. Vaat sellest ma ei tea midagi, minul olid mitte 2-klappilised, need olid ikka 8-klappilised. Aga need uued mootorid, mul ei ole nendest õrna aimudi. No tegelikult mul ka ei ole, aga aitäh sulle, Viljar, lahedate meenutuste eest, aplaus Kere ja automeestele. Võiks öelda nii, et mõnel koos viibimisel on kõnede koht, kus keegi tunneb, et tahaks midagi lisada, siis võib käega märku anda. Kui ei tunne, siis ma hakkan esimesi ettejuhtuvaid isikuid lihtsalt intervjueerima, see on alati see hetk, kus kõik vaatavad ruttu maha. Nii, annan mikri sulle. Nii. Vaatame korra veel seda, ma näen seal tegelikult tahaks veel 2 sõnaga küsida. Mart Kongo, kui sa Mart saad korra pühti tõustad, ma olen siin, kui sa köörad korra ringi. Keera 180 kraadi korra, hästi palju sind on piltide peal näha, et kohe tullakse, kui tuleme siia poole. Kuidas sulle siis tundub, kui sa praegu neid pilte vaatad ja ennast seal nooruspõlves näed, et kuidas tundmused on ja vaadata nüüd? No, see tundub niimoodi, et noorus oli ilus aeg ja eks siis sai natukene tehtud ka võidusõiduga tegemist ja. Aga kuidas oleks, et kui just Jüri küsis siin Villeri käest, et kui täna nii-öelda öeldakse, et hüppa sisse ja pane leekima, et kuidas tunne on, läheksid ringile või läheb? Kindlasti mitte. Asi on selles, et ei tahaks endast mälestuseks jätta halba muljet, sest kui praegu sõidaks, siis see oleks anakronism. Okei, aga aitäh Mardile. Ma korra küsiks Peeter Noode käest siin, kuna siin vaheldumisi nii vormilemehed kui keremehed on jutt olnud, et Peeter tegelikult oli siis selline, kes pikalt sõitis nii-öelda Volgaga või Kast 24-ga, aga Peeter oli ka üks, võiks ütelda siis Volkswagen Golf ringraja sarja eestvedajatest. Ja Golf sarja sõideti, see oli siis esimese seeria Golf, kus olid standardrehvid, aga seal midagi oli lubatud, et kuidas Peeter sulle tundub, et kui nüüd 2 autot omavahel võrrelda, et kuidas nad omavahel nii-öelda käitusid või kuidas sul tundus? Ja, tere. Noh, suur vahe juba see, kui nüüd võtta ringrada Riiga, mis mulle ka kõige rohkem meeldis, üks parimaid ringradasid, mida ma tean, siis kui Volgaga vahetati seal ainult ühes kohas, tagasi pöördeskäiku, siis Golf oli juba midagi muud. See oli ikka juba auto, millega sai ikka sõita ja vigu parandada, kui midagi oli Volgaga ühe apsaka tegid, siis pidid terve ringi ära sõitma, et jälle midagi taastada. Nii et suur vahe oli ikka see Volkswagen Golf oli ikka juba võidusõiduauto, ütleme niiviisi. Aga alati ma mäletan seda millegipärast, et kui Riias oli nii-öelda võidusõidud ja oli nii-öelda Volgade start, siis isegi boksist, kellel nii-öelda ka vormelipoistel või kellel iganes oli vaba hetk, siis kõik tormasid nii-öelda stardisirge järgi esimesse paremasse kurvi, et see oli nii-öelda omaette vaatepilt, kui need 30 Kast 24 siis peale starti üritasid sinna nii-öelda ära mahtuda, et seda tõesti siin Jüri tõi hea näite nii-öelda selle NASCARi nii-öelda välja siis tõesti müts maha, et nende Volgadega, aga mis tunne seal Volgas sees oli, et kui see kogu trollikont siis lähes 2 tonni kaaluvate pillidega sinna esimesse kurvi läks, et või seal oli niimoodi, et esimesed mehed pidurdasid, et tagant tulid nagu vabaga selga või kuidas see esimene kurv siis ikka oli? No alati on eespool palju lihtsam sõita kui tagapool.
ja tihtipeale oligi nii, et kui esimese ringi hakkasid lõpetama, siis kuskil vaatasid TV-liigas peegleid ja ukselinke täis ja üks mõipratti. Nii et mulda ja mida iganes ja et see oli jah, kui esimese ringi läbi said, siis oli juba korralik, olen ka startinud millegi pärast vahest tagantpool ja see on väga keeruline, sellepärast et sõitjate ampluaa, ütleme autovedude autojuhid või kes iganes sealt osa võtsid ja kõik asutused, nagu meil oli taksopark ja sõitjad ja igasugused, siis sa kunagi ei teadnud, mida nad keegi teevad. Aga kui eest sõitsid, siis sa enam teadsid ja esisõitjad ikka tundsid ja seal oli palju ohutum sõita. Aga Peetrile lõpetuseks sama küsimus, et kui täna öeldakse, et siin on nii-öelda 24 ja mine rajale, mida teeksid? Mul on Pärnus mitmed kordi pakutud ja auto on olemas, tule ja sõida ja ma ütlesin, kuidas auto on, tavaline sõida, ma ütlesin, kas võidu sõita või niisama kulgeda, kui ma tahaks võidu sõita, aga niisama ma mingi võõra autoga ei tahaks kulgeda või tänada. Aitäh Peetrile, aplaus! Ma korra tuli siin ääremärkusena mõte, et ma olen Uno Aavat esireas. Nägin õigesti, on ju? Uno, kas sa kirjutad jälle mulle raamatut? No püüan, aga ei tea, kas suudan. Millest raamat räägib? No ühest võidusõitjast. Mis ta nimi on? No jätame selle nii. Siis kui raamat valmis saab. Pidurid on kiiruse surm. Millal saadi rallis aru, et kurvid on tegelikult sirged? Vabandus, ma ei kuulda. Ma küsin lihtsamalt siis. Käisin suvel proovimas Urmo juhendamisel Toyotat ja Urmo ütles väga lihtsa asja, et ringrajas sõidetakse 10 000 korda sama kurvi natuke erinevalt. Iga kord, kui sinna uuesti jõuad ja rallis sõidad 10 000 erinevat kurvi. Iga kord natuke erinevalt. Kummaga sa nõustud? No mina olen eluaeg ikka põhiliselt rallimees. Nii et mina eelistan rallisõitu, kus seda kurvi tuleb üks kord läbida. Et üks kord ja õigesti, eks ole? Vabandust? Üks kord ja õigesti. Uno Aavale teeme aplausi. Ja Uno? Ühest mehest tahaksin rääkida ja selle mehe nimi on Ants Seiler, kellest algas kõik see formulite tootmine Tallinna autoremondi tehases, kes ise konstrueeris ja sõitis paljude autodega. Ma peas mõtlesin, et siin on Formel 1, Formel 3, Formel 2, Formel 3, siis Formel 5, Estonia 5, Estonia 9, Estonia 16, 12 ja 13, 16, 18. Need on nii palju autosid, et ta jõudis konstrueerida enne, kui ta kahjuks võidusõidul hukkus. Ja mälestame siit omakorda Antsu ja täname teda sealt ülevalt pilvepiirilt, et ta sellise panuse meile teinud on. Aga siit veel ennem, kui Unole aplausi teeme, küsimus saali, viktoriini küsimus siin. Nooremad kolleegid tõid välja, et kuidas nii-öelda vormel ja traktor pandi saatelehele. Küsimus selline, mis sõiduvahendiga Uno on sõitnud, millega enamus teist, julgen väita, ei ole sõitnud? Kas keegi oskab välja pakkuda? Just tublid, nii see on. Sest et Uno kunagi nooruspõlves oma raamatust, aga seda ka kirjutas, pandi nii-öelda lennukooli. Ja sel ajal oli olukord selline, et kui just meie võrumiis Madis Laiv ütles, et polnud vormelil kiivrit, ega siis see lennuk, millega Uno lendas, ega seal polnud ka eriti mingid näitajad. Ja nagu Uno mulle omal ajal seletas, et kõrguse jaoks oli õige see, et kui sa maandumishetkel hakkasid rohuliblet nägema, siis on nagu siuke õige kõrgus, et kus võis selle juhthoovaga, ma ei tea, kas siis alla või üles lasta, et sai nagu maanduda. Meenuta mul Uno, mis selle lennuki märk oli, millega siin Tallinna kohal tiirutasid? See lennuk oli kahetiivaline Polikarpov või lennuk, Po2.
no vot, et Uno on mees, kes on pookahega Tallinna koha peal lennanud. Veel kord aitäh, Uno, ja südamlik aplaus ja kummardus sinu ees.